see on minu kaal enne reisi. Tervist! Tere! Mina olen Kristjan Üllermaa, kellele uudis, kellele mitte. Aga jätkame. Täna on 11. aprill, kell on juba õhtu, mul on tööpäev läbi ja see on siis minu teine puhkuse video, eks ole. Esimest pole näinud, pole mõtet vaadata kah, see oli suht jama, aga see video siin tuleb tunduvalt parem. Selles videos ma ise räägin juba palju, näitan rohkem videoga ära, mida ma teen ja see erinevus on ka, et mul avanes võimalus minna seekord Türki reisile, et eelmises ma olin lihtsalt koha peal, käisin vahepeal jalgrattaga sõitmas, grillimas, aga seekord on siis päris kohe lähen reisile. Vot suukene võimalus tuleb ära kasutada ja selle alustakski näiteks siis asjade kokkupakkimisest, kuigi reis toimub alles 15. Aga mul on suht kiire see puhkus nii alguspool, nii et ma pigem teen kohe. Homme ostan veel mõned asjad juurde. Nii, alustame siis pakkimisega. Tervitusi toon Palmisaared mitte eriti suured, kuid ma tunnen, et seal asuvad mu juured, kus voolab Cuba Libre või kokteil miski muumi servas tapun peale ja muudab magusaks mu suu, kus napis võivas kehasid katvad elemente, lubatud promillid, seda pole mõõtmas meite ja lugevad sente, mitte kupüüre, kui UV teeb liiga, saad sukelduda vette, see ongi see, mida nõuab põhja meie keha, kui mu saarel on vulkaan, võin siin ka miskit teha, näiteks hoiatan, et teisi süngeid Eesti molle, siin mängivad rolle, teevad avaldusi lolle, siit põgenen ma siis paguhirmust nägulis, ei jäta ükki jälge, vaid pikuhirnud. Lasen tausa lõvaks kaugel soojas merevees, ning kinne taunil äkki neiul orek kingul. Video on üles laetud, sest nüüd eedame tuttu ja homme jätkame video tegemist. Hommikust kätte on jõudnud 12. aprill ja ma liigun hetkel vanemate juurde või noh, bussipeatus bussiga vanemate juurde, panen kodinad maha ja siis läheb juuksurisse. Ma olen siin natukene bussi oodanud ja mõelnud, et kas see on jaanuar või aprill, et ega ma mitte liiga vara kohal ei ole. Selles suhtes, et väljas on kõva tuul, lumi
täpselt nagu talv oleks. Aga vaatad kalendrisse, on ikka aprillikuu. Ma ei tea, noh. Tõrgis on ilmselt ilus. No nii, ma olen põhimõtteliselt vanemate juures, aga enne kui sinna lähen, käin tanklast läbi, ostan suitsu endale. Mul on nüüd vanemate juures käidud, liigun praegust siis juuksurisse. Jah, nii ongi. Ja siin ukse taga asubki linna parim juuksur. No nii, mul on nüüd juuksuris käidud, ilus soeng on pähe lõigatud. Eks pärast näitan pilti, sest näete ise. Nikke äge vinge soeng mul on. Aga nüüd ma liikun siis edasi, vaatan, varsti saab vist Tartu minna, kus bussid jooksevad. No nii, bussi on paistab seal. Eks ole, aga bussini on veits aega, nii et vaatame äkki Alexelast mõne piruka või midagi vahepeal hamba vahele ja siis lähme edasi Tartu. No nii, Alexelas on nüüd einestatud, vaatame nüüd uuesti bussijaama. No nii, hoolimata sellest, et buss oli kaunisti ebamugav, kallim kui Luksekspert ja istmed olid katki, olen ma kennastiga jõudnud Tartusse ja hetkel teel siis Lõunakeskusesse. Vot, Lõunakeskus paistab. Varsti olen kohal, normaalne. Ja muudkui ostad ja ostad ja ostad. Oi ja jaa, nii mõnus. Ja ülev on see tund. Nii, lõunakas on käidud, kott on täna täis, kõht on täis söödud ja nüüd siis liigub bussijaama, et tagasi koju jõuda. No nii, Põltsamaa tagasi. Küll on tore, ilm on ilusaks läinud vahepeal. Vahva. Aga noh, täna on vist rohkem filmi ka, et ma filmin homme edasi ja toime nii, tšau. Kätte jõudnud siis uus päev. Ma olen vanemate juures, teeksin natukene nälja. Õhtul vaatasin ennast telekast. Siis oligi nagu kõik, mis ma see päev tegin. Ja kätte jõudis ka esmaspäeva õhtu. Päeval ma ei teinud midagi, aga nüüd olen ma jõudnud lennujaama. Pole siin kunagi varem käinud. Nüüd vaja edasi lennuki peale jõuda. Aga muideks lennujaamas olekski peagi reis läbi saanud. Sellepärast, et mind ei tahetud eksitusse pärast lennuki peale lasta. Aga nagu näete, siin ma olen. Lennuki sabas, juba ronin peale. Võimas. Ja olengi Türgi jõudnud. See on siis Türgis lennujaam. Võimas, ikka suurem kui Eestis. See siin on nüüd hetk, kust meid viiakse ühest hotellist teise. Sellepärast, et hotell, kui me minema pidime, oli täis. Vot. Jõudes siis kenasti teise hotelli, hakkasime sööma. Ja hotelli tuba näeb mul välja selline. See on vannituba. Nii, siin on kõik kenasti olemas. Veetsupotti. Mis siin on kapp. Kapis mingi rätikud. Mis siin on? Siia saab panna asju, siin on seif. Nii. Vaatame siis edasi. Siin on väiksem kapp. Siia saab igasugust pudi panna. Mis
kõik on olemas, voodid suhksed, puhtad, korralikud, suured. Oi, külmkapp. See külmkapp oli alati nendest jookidest täis. Noh, nii palju nagu siin on, mitte rohkem. Nii, mis siis veel? Siin on väiksem kapp. Lükkasime asjad eest, vaatame. Nii, tühi. Ikka tühi. Mis on ikka? Vaatame siis rõdule. Rõdul on... Mis on? Täitsa kena vaade. Uskumatu. See oli kena. Eidamegi pikali. Uhkame. Uuel päeval nägime siis piraate. Piraatidel lasin endastki ühe pildi teha papagoidega. Siis käisime rannas ringi. Jõin ma mingit jooki. Ja siis seejärel tehti mulle jäätisiga veits nalja, trikki. Ei tahetud jäätist kätte anda. Aga lõpuks ikkagi sain oma jäätise. Mis ma nimelt ei olnud kõige parema maitsega. Aga noh, käib ka nalja sai ja tore oli. Tere! Teil on telegramm. Kust? Palmisaare. Kust? Palmisaare? Ja see on mõnus võngeriim viisil kui riimidelt. Golfi hoovusega siia sõudis ta Kariibidelt. Sulle Eesti kodanike salada sa toriseed. Ninalõir on umbes tossud polmer. Pärast seda nalja läksime välipaari. Sulle Eesti kodanike salata sa toriseed. Ninalõir on umbes tossud toriseed. Siis hakkas takstidel ilm oli sätem, et odapatki sätem ja oli sätem. Siia, kus Tallinn, Liivimaa ja Riia oleks oma kromanjooni perse võid Hawaii viia. Aga nüüd ja nüüd on nii, et elan siin. Saarele, kus kuul kasvab kaneel, liigid sügavalt kuller võõraja meel. Ja meel muutub tähtlemaks teel, kui neel niiskub mohitos, kõlab silvo komeno keel. Tervitusi Palmisaarel, mis uudistab, et oma neil on uudistegu, kus ta Reino Türgis ja eestikeelne muusika. Ja jõudiski esimese päeva õhtu. Võtsin veel oma viimase joogi ja läksin ära põhku. Vaatame, mis järgmine päev toob. Järgmine päev ma siis kõndisin rannas, mere ääres, vaatasin, nautisin ilma. Õues oli päris soe. Ma ei oska nii see kraad öelda, ma ei mäleta enam üle 20, aga päike on seal kuumem kui Eestis. Tervitusi toon Palmisaared mitte eriti suured, kui ma tunnen, et seal asuvad mu juured, kus voolab Cuba Libre või kokteil, miski muumis ärgastab mu meele ja muudab magusaks mu suu, kus napis võivas kehasid katmas elemente, lubatud promillid, seda pole mõõtmas meite ja lugema sente, mitte kupüüre, kui uuvede piida, saad sukelduda vette, see ongi see, mida nõuab põhjamaine keha, kui mu saarel on orkaan, võin siin ka miskit teha, näiteks hoiatan, et teisi süngeid Eesti molle, siin mängivad rolle, teevad avaldusi lolle, siit põgenen ma siis kabuhirmust nägu eest. Aga õhtul sai siis külastada poodi, vaadata nende üldse asju, aga pärast külaskäiku oli siin hotelli juures mingisugune bänd, Söldikas esineb, laulis mingit laulu, erinevaid laule lauldi, äge.
Järgmine päev sai siis vähe päikest võetud basseini ääres ja igal pool. Sellesega järgmisel päeval sai nooli mängitud, rannas vedeletud ja proovitud liumehest alla lasta. Aga segavaks faktoriks on mu kõrguse kartus. Vot. Nii et see jäi ära. Ja ma kõndisin tagasi hotelli tuppa. Nüüd aga tuleb korralik turistipäev. Kahjuks pean tõdema, et osad mu videod ja pildid kadusid ära kuhugi. Ma ei tea, mis nendega juhtus, nii et mul väga midagi näidata ei ole. Aga mis ma võin rääkida? Kõigepealt käisime mäe otsas, nagu te näete. Pärast mäge käisime baari veinikeldris, siis käisime koopastes ja söömas, Kondliga sõitmas oli see ja äge oli ja mis seal veel oli, mingi tempel oli seal üleval, vot jah, sellest mul ka pilti ei ole. Nii et vabas looduses olevad kilpkonnad jäävad teil nüüd nägemata, peate ise kohale minema. Ja lõpetuseks oli siis piraadilaevaga sõit, nagu te juba näete. Kahjuks jah, osad videod kadusid ära, nii et peate selle vähesega lõppima.
selle laevaga sõiduga saigi siis see nii-öelda turistipäev läbi. Aga järgmine päev olid Türgis lihavõtted, sai siis värvilise mune söödud. Päev ma tegin pilte alles õhtul sõin ma sussit, lõpuks ometi õnnestus ära Türgi sussi aga pärast seda oli jälle kontsert, peaks mainima, et õige ajastus, viimane päev, viimane õht Türgis ja kontsert võimas.
Thank you. ja hakkaski Türgis viimane päev, kus ma siis hommikul sõin ja lõunal käisin söömas ja pärast kõndisin tagasi hotelli, vahtisin hotellis, läksin siis lõpuks bussi peale, bussiga sõitsime lennujaama. See sõit oli kohutav. See bussijuht, see kes ikka rämedalt närvidele, me tegime tee peal mingisuguse pausi, enne seda me veel otsisime inimesi, no aga vähemalt jõudsime kohale, et hästi läks, aga nüüd ongi õuasti Türgiga ja video lõpp, et tuleb siis kaalupilt ka ära ilusasti ja mis see kaal pärast reisi oli, et mõned kilod tulid ikkagi juurde, aga noh, tšau. Fuck you! Sõna võtta taastood, olukord nõuab moodustada ringkaitse, kui iga mees sinu kukul võreb vilju maitse. Mul pole maised, oli ainult vaimne kapital, see valuuta, mis ärti korral kopitab ja kopikast võib saada kroon igal pool, siin see on sõnum edasi anda sellel lool. Tõmbad EP3 ja mul peale tuleb pass, olema peaks platina, ami teib hoopis vask. Nii lõhud ahela, kus auto lausa tööga, võiks lausa meie kombel elupäevi saada mööda. Süüdimatu tegevuse all sa oled koomas, me elame Eestis, mitte kuskil Poolas. Küsid mu käest, miks te 10 asja veel, mul ka vaja maksta maksud ja püsida teel.